Viimasest kongist väljudes on kohe vasakut kätt pika näituse koridori lõpus olev roheline puidust kapp ehk boks ehk pinal, mida kasutati uurimisaluste piinamiseks. Kappi on võimalik sisse minna. Kapi uks avaneb väljapoole vasakule ning on tavaliselt suletud väikese haagiga. Kapil puudub lagi. Kapist paremal seinal on infotekst pealkirjaga Vangide piinamiseks kasutatud kapp. Sellest saab lugeda järgmist. Vangide piinamiseks kasutatud kapp. Üks levinumaid piinamisvahendeid, mida siin majas kinni peetute vastu kasutati, oli niinimetatud kapp, tuntud ka kui boks või pinal. Puidust või metallist kappe oli erineva suurusega. See kapp siin on suhteliselt kõrge ja avar variant. Üldjuhul olid kapid nii väikesed, et seal ei saaks ei istuda, lamada ega korralikult seistagi. Vaid vang oli sunnitud seisma pool küürus, põlved vastu ust. Siin majas vangina viibinud Helmut Laane on ühte kappi kirjeldanud järgmiselt. Pagaris suleti mind teraskappi. Ukse sisse oli õhutarvis puuritud 3-4-5 millimeetrise diameetriga auku. Istepingi laius ei olnud üle 12 sentimeetri. Kapi kõrgus ei ületanud 140 sentimeetrit. Sügavust võis hinnata 40-45 sentimeetrit. Sageli suleti Pagari tänavale jõudnud vang kappi kohe esimese asjana ning kapis veedetud aeg võis ulatuda mõnest tunnist mitme päevani. Piinavale asendile lisaks vaevas kapis viibijaid õhupuudus ja palavus. Kinni peetude mälestused räägivad pikki koridori reas üksteise kõrval seisvatest boksidest, kus võis korraga sees olla mitu inimest.